Tere tulemast tutvuma elektromobiilsuse tähestikuga. Selles osas räägime pistikhübriidide ja elektriautode laadimisest, vaatame üle kõige olulisema ning tähestikus vaatleme pisut täpsemalt C ja EQS-i. Laadimine toimub kodus, tööl või avalikus laadimisjaamas. Tavalisest 230-voltisest pistikupesast ei ole pikaajaline laadimine soovitav. Kiiremini ja turvalisemalt saab laadida eraldi soetatud koduse laadimisjaamaga, näiteks Mercedes-Benz Wallbox Home'iga. Avalikus ruumis laadimist võimaldavad eri pakkujate laadimisjaamad. Jaamu on lihtne leida auto navigatsioonisüsteemi või näiteks operaatorite enda mobiilirakenduste abil. Alates 2022. aasta lõpus tellitavatel Mercedes-Benz mudelitel on võimalik kasutada Mercedes Me Charge teenust. Sellega saate ühe registreerimisega kasutada suure hulga erinevate pakkujate laadimisteenust. Laadimist alustatakse ja tasutakse operaatori kaardi, mobiilirakenduse või Mercedes Me Charge mobiilirakendusega. Hind sõltub operaatorist. Laadimisjaama valides tuleks arvesse võtta laadimisjaama võimsust ja seda, kui tõhusalt suudab auto voolu vastu võtta. Vahelduvvooluga laadimine võtab mitu tundi. Alalisvooluga kiirlaadimine on oluliselt kiirem. Alalisvoolu kiirlaadimise kiirust saavad aga maksimaalselt ära kasutada vaid piisavalt suure laadimisvõimega autod. Siinkohal saamegi näiteks võtta ühe tähe elektromobiilsuse tähestikust, C. Mercedes-Benz C-klassi pistikhübriidi akusse saab alalisvooluga 100 km jagu energiat laadida vähem kui poole tunniga. Võtame tähestikust näiteks veel EQS-i. C täiselektrine Mercedes suudab optimaalsetes tingimustes alalisvooluga laadides salvestada kuni 300 km jagu energiat vaid veerand tunniga. Selle ajaga jõuab parasjagu kohvi juua. Üldiselt tasub aga meeles pidada, et laadimiskiirust mõjutavad lisaks laadimisjaamale ja auto enda laadimisvõimsusele, näiteks akulaetuse tase ja temperatuur. Seetõttu on Mercedes EQ mudelitel aku ettevalmistamise funktsioon, mis muudab aku temperatuuri laadimise jaoks optimaalseks, kui laadimisjaam on auto navigatsioonisüsteemi sisestatud. Selles osas vaatasime lähemalt laadimist ja rääkisime natuke täpsemalt C-st ja EQS-ist. Mercedese valikus on tähti A-st kuni S-ini, mis tähendab, et igale autojuhile leidub just sobiv elektriline auto. Tutvuge Mercedese pistikhübriidide ja täiselektriautodega lähemalt ning vaadake elektromobiilsuse tähestiku sarja teisi episoode aadressil mercedes-benz.ee.